Tere hommikust ja tere tulemast sellesse vlogi. Käes on teisipäev ja ma tulin just oma rõdule hommikust sööma, sest et päike paistab ja lihtsalt nii mõnus on siin istuda. Ma tegin endale palmuna, tujustasin ja siis pasteedijuustuseid ja siin on väga lihtne hommikusöök. Söön ära, siis mul peaks olema jäätisepulver. Preemia toob mulle mingisuguse jäätisepaki, väga põnev. Ja siis ma arvan, et te olete märganud, et mul on siin siuke punane täpikene, see on, mis on kapillaar või? Kapillaaride kogum, veresoonte kogum, ma ei tea. Igatähes see on seal olnud juba mitu aastat. See lihtsalt on, see ei ole mingi suuremaks läinud, sellega ei ole nagu midagi toimunud ja see on mind nagu veits häirinud. Just kui mul pole meiki peal, aga nagu samas mitte piisavalt, et ma oleks kunagi nagu uurinud selle kohta, et mingi, kuidas seda eemaldada saab. Ja siis, kui me olime Aleksandriga Sri Lankal, siis kuidagi tuli see jutuks, siis tal mingi teadmine, et seda saab nagu laseriga lihtsalt ühe korraga eemaldada. Ja siis ma mingi, nii lihtne ongi või. Ja siis täna ma lähen siis seda eemaldama. Peaks nagu ühe korraga lihtsalt suts ja tehtud saama, et vaatab, ma lähen siis Medemis kliinikusse, seal oli kõige parema hinnaga see 65 €. Preemia tõi mulle just sellise suure paki ja mulle tegelikult mega kiire, aga ma mõtlesin, ma pean lihtsalt selle teiega koos avama. Ehk siis Preemial on 70. juubel ja selle puhul ka siis selline suur kingitus. Väga vahva. Ja siin see, oh my god. Siin on kõik nende uued jäätised ja ossa jessas. Jäätisetort. Ma ei tea tegelikult, kas see on jäätisetort või see on nüüd tavaline tort, aga jäätised siin peal igatahes on, vaadake kui nunnu. Vanillikoorejäätis kirsitäidisega. See mulle täiega maitseb. See on see maasikatoormoosiga. Jõhvikamoosiga, pinki, arbuusivaarika ja vanillimaitseline. So cute, oh my god. Okei, see on mega nunnu. Outfit of the day on meil täna selline, väga casual. Reaalselt see oli 1 sekund, mis sai tehtud. Ja nüüd see on mingi nädal kuni 2. See oli reaalselt nagu üliväike sähvatus, nagu korraks oli, ma ei tea, valus või ebamugav, aga see oli reaalselt 1 sekund, nagu ma ei tea nalja. Ja siis nüüd ma mõtlesin, et kuna ma juba olen siin linnas Rotermannis, et siis ma lähen sinna Sangasse ja vaatan nende uue matcha menüü üle. Nägin, et neil on mingid põnevad matcha joogid. Nii et ja siis võib-olla käin Stradivariusest läbi, sest Maria saatis mu just eile mingi kleidilingi, mis tundus nagu nii ilust oligi mingi. Vaata, see sobiks sulle, et mingi, okei. Ma lähen vaatan. Nonii, ma olen koju jõudnud ja ma ostsin ära selle sinise kleidi, mida te nägite mind proovimas Stradivariuses. Ja siis ma ostsin Saarast need mustad püksid. Saara riietusruumidesse valgus. No see on lihtsalt nii kohutav. Aga igatahes ma olen ammu tahtnud, mul on hall värvi täpselt need samad püksid ja need istuvad nii hästi, see on nii hea kangas, see ei lähe kortsu ja see pikkus on õige, lihtsalt kõik on õige ja ma olen ammu tahtnud juba nagu mingit muud värvi ka, neid samu pükse, siis seal olid need mustad. Ma tahaks tegelikult pruune ka,
võib-olla, aga no igatahes ma ostsin praegu need mustad. Ja siis Bershkast ma küll proovisin nii palju asju, aga ma lõpuks ostsin ainult ühe roosa tanktopi. Nii et no suuremat sorti shoppamist olnud, aga no natukene midagi. Ja siis nüüd mul on tegelikult kõht tühi. Ma ei viitsi üldse süüa teha, aga mul on kanahakkliha ja ma nüüd teen neid kotlette, mida ma vist mainisin eelmises vlogis. Maitsvad üli hästi ja siis ma mõtlesingi, et ma teen jälle sinna selle kapsa kreeka jogurti salati juurde. Ja see ongi siuke lihtne söök. Jällegi eelmises vlogis juba mainisin, aga nagu mul ei ole praegu üldse seda toidu tegemist uhinat. Ma ei viitsi, ma ei taha, nagu toit on lihtsalt kütus. Ja nagu kuidagi ei huvita see toit praegu väga. Küll aga, mida ma pean ütlema, ma eile proovisin ära need Dave & Johnsi kaneelisaia maitselised tatlid. Ja see on vist mu kõige lemmikum maitse. Nagu see oli tõesti, ma panin seda tatli suhu ja see maitses nagu ma sööksin kaneelirulli. See oli väga hea ja mul on neid alles, nii et saan veel täna ka neksida. Nüüd mul peaks vend tulema külla ja siis me vahetame faile. Ja kui kõik hästi läheb, siis see eelmine vlog, mida te nägite, on tema monteeritud. Ja siis ta jälle vahepeal ei saa monteerida, sest et tal on see, mis selle nimi on, kui kutsutakse ajateenistuse mingi koolitus või no mingi 2 nädalat igatahes kestab ja ühesõnaga ta on kuskil metsas. Igatahes, aga et peaasi, et nagu suveks, kui me saaks paika, siis oleks väga hästi, igatahes ta tuleb siia ja siis me vaatame üle, kuidas tal selle eelmise vlogiga läks, kuigi nagu minu jaoks eelmine. Oh my god, see on nii segane värk, igatahes minu jaoks eelmine vlog on praegu sees hetkes see, kus ma ostsin oma helekollase kannikoti ja oli see ühiskokkamine ja lille töötuba. Et see oli see, mis nüüd just üles läks ja see oli veel minu enda kokku pandud, aga mu vend tegi nagu paralleelselt ka monteeris seda ja siis nüüd ta tulebki siia, me vaatame üle, mis seal nagu, kas on mingeid erinevusi ja siis, et mida veel timmida saaks ja siis nüüd ma saan talle anda siis eelmise nädala failid kaasa ja siis loodetavasti juba see nädal tema saab selle niimoodi valmis teha, et mina paralleelselt enam ei peagi tegema. Mis ma veel tahtsin selle kapillaari kohta öelda. Ma ei tea, kas on kapillaarid või kapillaar. Igatahes selle asjanduse kohta siis kosmeetik või on tal ikka mingi teine ametinimetus. Igatahes see, kes mul tegi selle protseduuri laseriga. Ta ütles, et kõigepealt sinna nagu, see läheb selliseks nagu sinakaks, hallikaks ja siis see võib ka paista minna natuke, et see on kõik nagu normaalne. Ja ongi, et siis 1-2 nädala pärast ta peaks siis nagu olema tervenenud ja kadunud. Nii et eks me saame seda progressi siin näha. Ma loodan, et ta mingi paistolult ei lähe, sest mul on see laupäev ja minu see Kirstoldi lisaüritus. Aga no meigiga ma arvan ikkagi saab täitsa hästi nagu ära katta. Et jah, see nagu nüüd võtab natuke aega, et näha siis seda lõpptulemust. Ühesõnaga ma avastasin enda jaoks eelmisel nädalal ülilihtsa ja maitsva retsepti. Nimelt on vaja siis seda kanahakkliha, siis riivjuustu. Minul on see hästi peen nagu kõva riivjuust, aga tegelikult ma arvan, et sobib ükskõik milline riivjuust, siis muna, jahu ja riivsaia ja soolavipart. Ja põhimõtteliselt segad kõik koostisosad kokku, välja arvatud riivsai ja siis kastame riivsaia sisse, pannile ülimaitsvad ja mina teen siis sinna juurde jälle oma selle värske kapsa kreeka jogurti salati, mida eelmises vlogis ka oli näha. Minu arust nagu nii hea, lihtne ja värske ja ma ei viitsi rohkem midagi siin mäsata. Tada! Vaat
vaata, need kotletid on ikka niisugused crispid. Kuulete seda häält? Oi, need maitsevad mulle tõesti nii väga. Mina jälle siin oma diivanil ja tegelikult loen raamatut. Ma saan kohe selle God of Wrathi läbi. Ja ma hakkasin seda pühapäeval lugema ja täna on teisipäev. Ja ma vist ütleks, et see on minu kõige lemmikum nendest selle seeria raamatutest. Aga ma jõuan sellest võib-olla ka pikemalt rääkida. Mõndasid teist ikkagi huvitab minu see raamatu jutt ka, aga mitte sellest ei tahtnud ma praegu rääkida. Vaid sellest, et ikka on kasu sellest YouTube'i tegemisest ja vlogimisest ja oma elust ja muredest rääkimisest. Sellepärast, et ma rääkisin siis nüüdseks teie jaoks üle-eelmises vlogis sellest, et ma tahaks minna sinna Poola Open Air festivalile ja mul ei ole kellegagi minna. Ja mulle tegelikult isegi kirjutas mitu jälgijat, et aga lähme koos. Ja nüüd ma siis ühe oma jälgijaga bookisin ära ööbimise Sigridiga. Ta teeb ise ka tegelikult YouTube'i videosid ja ma olen mõnda vaadanud ja seega nagu ei ole päris selline tunne nagu täiesti võõraga läheks, et mul on nagu aimu vibe'ist ja ta tuleb laupäeval minu kirstordil üritusele ka, nii et siis me näeme. Ja jah, ma reaalselt maksin just selle ööbimise raha ära. Me lähme siis 1 festivalipäevaks ja jääme 2 ööks. Niimoodi oli kõige mõistlikum lennupiletite mõttes. Nii et nüüd ongi vaja lennupiletit osta. Actually festivalipilet osta tegelikult. Ja ma lähengi. Ja ma juba tellisin endale ära bluusi, millega ma arvan, et ma lähen festivalile ka. Sest et mul oli nagu full vision, mida ma tahan selga panna. Kuigi see vision on natukene selline, et ma ei ole ikka veel nagu 100% kindel, aga igatahes Sara Larsson Inspired. Wow, see nagu tegelikult ei ole mulle kohale jõudnud. Nii kiiresti on see käinud ka ju täna teisipäev. Pühapäeval läks see vlog ülesse. Pühapäeval ta vist kirjutas ka mulle kohe. Ja siin me nüüd oleme. Kiire värk. Äge. Can't wait. Elu on ikka nagu üllatusi täis. Ja ma tunnen, et nagu see saab olema üks vinge suvi. Ja hommikust, käib on kolmapäev ja mina suunan trenni. No nii, trennis on käidud, korralik seljapäev on selja taga. Ja nüüd ma sain seda sama toitu, mis ma sain eile õhtuks, ehk siis mu kannakotletikesed, salat. Ja siis tuleb kiire tööpäev. Ma pean täna salvestama podcasti. Ma vist ikkagi monteerin vlogi, sest kui me eile vaatasime vennaga üle selle tema versiooni minu praeguseks hetkeks viimasest vlogist, siis no see ei olnud päris nii nagu ma tahaks, et mingisugused nüansid olid seal sellised mis vajavad veel nagu tööd. Ehk siis ma vist ei julge ikkagi veel seda järgmist vlogi tema hoolde jätta ja ma vist ikkagi monteerin seda ise ka. Kuigi me leppisime praegu kokku niimoodi, et ta teeb selle reedeks valmis, siis reedel me vaatame veel üle, siis jõuaks veel midagi muuta. Ja siis pühapäeval peab see üles minema. Aga ja siis mul on vaja igasuguseid meile vastata, koostöösid planeerida, 100 asja ja nagu see nädal kuidagi, see läheb lihtsalt nii meeletu kiirusega ja ma sain just aru, et mul on homme üritus, mis võtab mul nagu väga suure osa päevast ära, siis mul on reedel küüned ja mingid asjad, et põhimõtteliselt täna on mul nagu viimane siuke täispikk tööpäev see nädal. No nii, ma sain vahepeal podcasti salvestatud ja ma ei tea, mul on siuke ärevus sees praegu lihtsalt. Ma nagu, oh my god, ma ei jõua midagi. Igatahes okei, ma ei taha sellest rohkem rääkida. Ja siis, kuna mul on komme, et kui ma olen ära salvestanud, siis ma jään natukeseks siia istuma, sest et nagu ma olen väsinud rääkimisest. Ja siis ma jäin siia istuma, aga ma olime nagu, et mingi, ma ei tohi aega raisata.
ja ma pean seda aega ka targalt kasutama, kui ma siin istun. Ja siis nüüd ma just monteerisin valmis TikToki, mille ma panen täna üles sellest värvilisest silmameigist, mida ma näitasin eelmises vlogis. Nii et selle sain nüüd just valmis, kell on 3 juba, kuidas see aeg lihtsalt nii kiiresti on läinud. To-do listis on veel igasuguseid asju. Siis ma pean kindlasti täna veel minema pakiautomaati, sest et ma avastasin, et mul on üks kingitus saatmata, mille ma olen pidanud saatma. Aga muidu vaatame, mitu sammu mul täna tehtud on. 5100. Suht hästi. Ma läksin täna Mustikakeskus trenni. Muidu ma ei käi seal, et see on natuke kaugemal minust. Nii et siis ma kõndisin sinna. Siis saingi juba päris okeilt samme. Ma ei tea, kui palju veel on aega mööda läinud. Umbes 40 minutit. Ma ikka istun siin. Õnneks teen küll tööd, mitte ei logele niisama. Mul lihtsalt telefonis nagu mingi vastan asjadele. Aga mul tuli praegu meelde, et ma vist ei rääkinud üldse sellest matšast, mida ma eile seal Sangas proovisin. Ma võtsin siis selle Iced Strawberry Cloud matša. Ja see tähendab seda, et see ei olnud nagu jäämatša latte, vaid see oligi niimoodi, et põhjas oli matša. Ja siis peal oli siis mingisugune maasikavaht. Võt seda ma ei tea, millega see oli tehtud. Aga ja sinna ei olnud nagu lisatud mingid magustajaid rohkem, kui see vaht oli lihtsalt nagu selline magus. Ja ma ütleks selle kohta niimoodi, et see oli nagu äge vaheldus ja midagi uut minu jaoks. Aga kui sa ei ole nagu ülim matša, või sa ei ole matšaga sina peal veel või nagu sa oled pigem uus sinna maailmasse, siis ma ei võtaks seda. See näeb üli nagu vinge ja nunnu välja, aga see on ikkagi väga tugeva matša maitsega, et kui sa alles sukeldud sinna maailmasse, siis ikkagi alati jäämatša latte kaerapiimaga. Ma ütlen veel kord kõikidele kaerapiimaga. Mul ei ole vahet, kas sa jood muidu lehmapiima, kookospiimaga võib-olla on ka hea. Ükskõik, mida sa muidu jood, siis minu hinnangul kaerapiim on kõige rohkem kindla peale minek, aga sõbranna Piia ütles, et talle väga meeldib kookospiimaga. Aga nagu see lehmapiim lihtsalt ei sobitu matšaga ja pluss nüüd ma sain siis teada, et see võtab veel matšast mingisugused kasutegurid ära, kui sa seda lehmapiimaga segad. Nii et igatahes kõige mõistlikum alati kaerapiimaga, jäämatša latte ja mis iganes sinna saab siis lisada, kas mingi maasikamoos, natukene võib-olla vanillisiirupit või mingid kohad pakuvad siis nüüd seda mingit vahuga varianti, vaarika vahuga, love it. Et midagi sellist siis põnevat sinna juurde veel ja see on nagu kõige parem. Ja kordan veel üle, mis on minu hinnangul praegusel hetkel kõige kindlamad valikud, kuhu minna. Mitch Matcha and More või Bobagoda. Need on samal tänaval Vanalinnas. Sealt saad hea elamuse. Aga ma räägin, siin on praegu seal mingi Haru, kohvik, mis pakub mingeid ägedaid matšasid. Sinna ma pean ise minema proovima, seda väga kiidetakse. Ja tegelikult see Sanga matša iseenesest oli hea, nad pakuvad ka jäämatša lattesid, nii et ma usun, et sealt võttes ka saab hea kogemusega. Ma ei ole ise nagu muud proovinud kui see eilne jook. Ma lihtsalt sellepärast räägin, et praegu see matša hullus, see on nagu uue lainena tulnud, kuigi tegelikult juba nagu minu arust mingi laine oli juba paar aastat tagasi, siis kui mina selle rongile hüppasin, on ju, nüüd on nagu mingi uus matša praise peal inimestel, nii et ma mõtlesin, ma lihtsalt korra nagu puudutan seda teemat, keegi kunagi ei leia üles, mis matšasid ma joon, aga jah, iga nädal tuleb uus video, ega tõesti ma isegi ei tea, kus kohas ma midagi rääkinud olen. Võib-olla ma peaks tegema nagu story highlightsi Instagrami. Mis kõik saaksid oma vastuse sealt. See on mõte. Aga mina joon siis kas Matcha Bear matšat, mis on siis kodumaine bränd, või siis ma ostan kaubamajast Moja Traditional matšat. See nüüd ei ole see kõige kõrgema kvaliteediga, see Moja müüb ka premium matšat, mis on siis nagu nõksuke veel kõrgema kvaliteediga, aga mina tunnen, et minul nagu koduse tegemisel see traditional on nagu väga piisav. Aga matša peal on ka väga hea, lihtsalt natukene kallim. Et siis ma alati ei raatsi seda osta. Et jah, need on mul kodus tegemiseks. Kes vaatas eelmist vlogi, siis teab mu popcorni saagat. Igatahes nüüd ma sain popcorni tehtud selle masinaga.
tahaks tegelikult mingit maitseainet veel lisada, ma praegu lihtsalt nagu kallasin siia peale soola. See paprika maitseaine ei olnud praegu nagu kõige parem valik, kuidagi imelik on. Väljas on lihtsalt nii ilus taevas, nii ilus päikseloojang. Ja nagu see, et puudel on lehed. See juhtus kõik nii kiiresti. Ja see aknast vaade on nagu lihtsalt täiesti teine asi, kui see oli nädal aega tagasi. Nii et ma ikka veel harjun sellega ja kahjuks kaamerast nagu see kõik ei jää nii ilus, aga taevas on täiesti roosa. Kui ilus. Igatahes ma nüüd tegin oma näohooldusrutiini ära. Ma koorisin vana filteni maha, panin uue peale ja ma enne veel mõtlesin, et ma õhtul võiksin vlogi monteerida, aga ma lihtsalt nagu ma olen niigi ennast hambad ristis surunud täna ja ma lihtsalt ei suuda. Nii et on aeg süüa üks jäätis. Mul oli päris raske valida sealt. Ma ei jõudnud kõiki isegi näidata, mis preemia saatis, aga maasika mustsõstra täidise ja šokolaadi maitselise glasuuriga vanilli koorejäätis. See kõlab ju nagu väga hästi. Nii et proovime selle ära. Siis kui me Joannaga proovisime jäätiseid, tema kanalil on see video üleval eelmine aasta, siis selle käigus ma sain aru, et mulle meeldivad väga mingid marja maitselised jäätised, mis vist paljude inimeste jaoks on nagu või nagu mingi basic ja mõttetu, aga mulle tõesti meeldivad. Teinekord nagu need mingid karamelli asjad ja niisugused on nagu liiga magusad mu jaoks, et mulle meeldib natuke nagu mingit hapukust. Ehk siis sellepärast ma arvan, et mulle võib see ka meeldida. Ja see vahvel on kõva. Niisugune hea klassikaline jäätist, et niisugune mõnus, natuke moosi, šokolaadi, vanillijäätist. Tere hommikust, käes on neljapäev ja mina lähen teen ära oma kardiopäeva. Kardiopäev on tehtud ja nüüd ma lähen trükistele järgi laupäevaseks ürituseks. Ma olen nüüd käinud pesus ja mul on seljas uus MyProteini set. Ma näitan teile seda varsti lähemalt, aga ma arvasin, et see on natuke teistsugust värvi ja ma ei ole kindel, nagu kas see sobib mulle. Aga eks te võite mulle kommentaarides teada anda. Igatahes täna toimub siis Max ja Mooritsa suvepidu. See toimub natukene linnast väljas. See ma ei mäleta, kuskil Sadama restos. Ja see on nagu full day activity selles suhtes, et kell 1 on nagu kesklinnast minek ja kell 17.45 ehk põhimõtteliselt kell 6 oleme tagasi linnas. Nii et see võtab suurem osa mu päevast. Muidu me pidime Aleksandriaga sinna minema. Aga nüüd mulle kirjutas Liisa, kes korraldab seda asja, et kuna paar inimest on täna ära öelnud, et siis kas mul oleks kedagi endaga kaasa võtta. Ja siis ma võtsin Maaritiga ühendust ja ta saab tulla, nii et Maarit tuleb ka. Ja ma ei tea, kas teie näete seda, aga mina näen, et see asi siin vaikselt läheb nagu pisemaks ja siin nagu ennem ta oli natukene nagu ämblik, nagu selles suhtes, et siit tulid nagu väiksed need veresoonekesed. Aga nüüd siin on lihtsalt see täpp. Ja see on minu arust juba natukene vähem nähtav. Ta on ikkagi seal praegu. Nii et eks me siis näeme, kuidas ta siit ära kaob, aga väikest vahet ma juba näen. Igatahes ennem, kui ma sinna üritusele lähen, siis ma tahaksingi jõuda teha MyProteini TikToki. Ja oota, ma mõtlen korra, mis ajal see vlog üles läheb. Põhimõtteliselt, kui sa vaatad seda praegu pühapäeval,
siis vist peaks veel käimas olema see MyProteini Impact Week, mis tähendab, et minu koodiga Kaisa E saab eriti suurt soodukat. Seal on natukene varieerub see nagu päevade lõikes, aga üle 45% peaks saama. Nii et kasutage võimalust, kasutage mu koodi, mina teenin ka natukene sealt, nii et väikene toetus ka mulle. Ja siis ma tahakski TikToki sellega seoses enne minekut ära filmida ja siis ma pean hakkama proovima outfiti, millega minna. Ideaalis võiks ju seal mingid toredaid pilte teha ja mul on nagu mõte, et ma tahaks vist oma seda kollast vilaseelikut kanda, mille ma ostsin Stockmannist, kui olid need hullud päevad. Et ma ei ole sellega veel kordagi käinud ja see on nii ilus kevadsuvine. Ehk siis praegu nagu idekalt sobiks. Mul on mingid mõtted, aga te teate mind. Vahel on mul mingid mõtted, mis päris elus ei näe üldse nii head välja, nii et peab proovima. No nii, selline on see treening set, aga see on nagu väga siukse punaka alatooniga. Et võib-olla ma arvasin, et see on nagu rohkem pruunikas. Nii et igatahes, ma ei tea, tööaega mulle. Kas see sobib punase värv? Tagant on ta selline. Ja siis, kui vähegi tuleb mingi uus värv seda tempotoppi, siis ma telin selle helekollane I cannot say no. Nii et seda ma võtsin. Selle treeningseti puhul mul on tunne, et need biker retuusid tekitavad räiget camel toed. Nii et ma ei tea, kas asi on minus või nendes pükstes. No ma arvan nendes pükstes, sest et nagu see ei juhtu mul kõikide pükstega. Nii et selles suhtes ma võib-olla neid nagu kõige rohkem ei soovita. Kuigi see värv, ma kujutan ette, et väga paljudele võib meeldida ja nagu sobida. Et see on ju tegelikult ilus. Aga natukene siukene ohtlik selles mõttes jah. Siis ma tellisin oma neid lemmik sokke. Ja okei, ma näitan ühte asja veel, mis läheb mul TikToki giveaway'sse. Ja ma arvan, et seal jõuad ka veel osaleda, kui sa tahad. Vaadake seda. Vaadake lihtsalt seda. Kui ilus värv. Nägemist. Reaalselt nägemist. Ma kasutan seda ära ja ma teen mõned pildid sellega, kuigi see ei jää mulle endale, sest mul lihtsalt ei ole vaja seda. Aga ma teen mõned toredad pildikesed koostöö jaoks. Ma mõtlesin, ma näitan ikkagi teile ka, mis ma sinna TikToki giveaway'sse panin, et juhul kui keegi on huvitatud, tahab osa võtta, lähebki siis see kollane kollageeni kummikommid. Mõtlesin, et siuke suht universaalne, et kulub ära. Siis need kiudaine kummikommid, jällegi enamus meist ei saa kiudaineid toidust piisavalt kätte. Ja siis selline nende proteiinibaaride karp, kus on 12 tükki sees ja need on erinevad. Et siin on 1, 2, 3, 4, 5 erinevat maitset sees. Nii et siukene pakike. Okei, ma võtan need prillid nüüd ära, need võtavad mul ju meigi siit maha. Ja nüüd, kell on, ma peakski hakkama proovima. Nii, üks outfiti mõte on selline. See on nagu päris nunnu ja kevadine. Aga samas ma ei tea, kas see on nagu päris see. Võib-olla see pintsaku pikkus ka kuidagi ei ole kõige parem. Võib-olla lühem oleks parem. Ja tähes ma proovin veel asju. Siis mul oli mõttes selline teksajakiga look, aga mul ei ole siia alla midagi panna. Siis ma proovisin praegu neid jalanõusid, aga see vist nagu päris ei ole nagu see. Kuigi muidu mulle see kombo nagu meeldib. Aga mul ei ole siia sobivaid kingi. Need mustad minu arust ka nagu väga hästi läinud. No okei, need mustad on ikkagi paremad. Aga siis võib-olla ma peaks mingi teise koti võtma, kus on ka musta sees. Samas see kott sobib nagu ideaalselt selle kollasega. Äkki siis hoopis see kott. Siis on nagu musta natukene veel kuskil. Ettevõtte tegevjuht. Kuidas meil täna läheb?
Peale minu väike sissejuhatus tuleb meie müügidirektor ja räägib natukene lihaturust, mis Eesti lihaturul on toimunud ja siis hakkame vaikselt tooteid proovima. Siis iga aasta teeb sellist kokkuvõtet, kus ta vaatab, millised tooted siis turul uutes toodetes kõige edukamad on olnud, nii-öelda siis müüginumbrid. Ja siin on kindlasti number 1 toode meie maitselt mahe grillvorst 900 grammine, mis on ka juba mitmeid aastaid olnud turuliidri positsioonil. No nii, ma olen kodus tagasi, kell on peaaegu 7. Nii et see oli ikka nagu full day activity. Aga väga tore oli, väga maitsvad toidud, tooted olid. Et saimegi siis neid Max ja Mooritsa kõige uuemaid selle suve tooteid proovida seal. Ja veini, voolas, kokteile, voolas, selles suhtes nagu mul on siuke sumin sees, et ma võiks ausalt öeldes nagu peole minna praegu, aga ei ole kuskile peole minna, tuleb tööd veel teha täna hoopis, nii et bummer. Aga mis ma näitan teile, mis mul siin koti sees on, mis ma sealt kaasa sain. Ausalt öeldes ma ei tea, kes kõik, see jumal küll. Ma vaatan siia sisse ja ma olen nagu kes kõik need tooted ära sööb, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Hot and Spicy U-snack. Selline. Klassikaline täis suitsuvorst Oonjama. We love suitsuvorst. Klassikaline lihasnäkk. Kimchi šašlõkk. Teate, ma pean ütlema, mulle vist kimchi ei meeldi. Issa, mis ma teen sellega? Ma päris nagu on ikka inimesel probleemid, on ju, mis ma teen kõige selle lihaga. Aga tõesti selles suhtes ma olen üksinda. Ma olen üksinda. News, mul ei ole enam peikat, nii et ei ole peikat ka, kes ära sööks kõik selle. Elu on raske. Nii, välisfilee grillliha 3 pipra marinaadis. Grilli ka mul ei ole. Broileri kintsuliha šašlõkk vahtra siirupi marinaadis. Väga huvitav, väga huvitav. Issand, kui palju liha. Sulajuustuga grillvorst. Sulajuust või lae. Smoky barbecue šašlõkk. Barbecue ka on nagu siuke, et I'm not the biggest fan. Kentucky grillliha. Sounds good. Ja kroketid ürtivõiga. Jamma. Ma ütlen teile ausalt, ma ei ole viimase 1,5 tunni jooksul mitte midagi tarka teinud. Ainus tark asi oli see, et ma panin need lihatooted külma. Ja siis ma olen istunud siin ja TikTokis scrollinud. Ma lihtsalt ei suuda mitte midagi teha. Ma lihtsalt ei suuda. Ma ei suuda, aga ma pean. Aga no, ma varsti alustan. Kell on küll juba, ma ei tea, 8:30 või? Mina ei tea tegelikult, mis kell on. Aga mul on see paar pakki avada. Ma mõtlesin, et avame koos. Need ei ole minu ostud, need on mulle saadetud. Ma ei tea, miks ma olen nii defensive, nagu ma ei viitsi sellest rääkida. Igatahes, vaadake, ma rääkisin Medironi nendest My White Secret hambavalgendusribadest, kusjuures ma ei ole seda kuuri ikkagi läbi teinud, see 14 päeva. Ma olen sealt võib-olla teinud mingi 8 riba. Igatahes, aga nad saatsid mulle proovimiseks veel selle sama brändi asju ja ka nende Teeth Whitening LED kiti. Ülipopulaarsed on olnud need siuksed LED kitid, aga mina ei ole kunagi kasutanud. Väga huvitav, selle me saame siin kohe ära proovida, mitte nüüd võib-olla täna just, aga kuna ülehomme on üritus, mul on vaja, et hambad oleksid valged, mul on valged püksid, me ei taha, et siin oleks nagu mingisugune rõve kontrast. Nii et igatahes see on siin, aga siin on veel mingid asjad. Color Corrector Whitening Powder. Issa, vaadake kui ilus värvikombo. Igatahes, mida? Mis see on? Color Correcting Strips. Sellised.
ja Whitening Mouthwash. Nii põnev, tõesti päriselt on hambavalgendustooted. Ma testin, sest et minu hambad ei ole naturaalselt nagu ülivalged. Ja siis nad nagu iga mingi aja tagant lähevad lihtsalt tagasi nagu oma olekusse. Nii nagu nad mul geneetiliselt on. Ehk siis mul on neid ikka iga mingi aja tagant vaja jälle valgendada, nii et ma olen siis katsejäänes. Vaadake, kui ma sain selle tatlipaki, mäletate, paar vlogi tagasi. Siis ma ütlesin, et seal pakis pidi tegelikult olema midagi muud. Ma ei mäleta, kas ma ütlesin midagi rohkemat ka. Igatahes ma pidin tegelikult saama avokaadoõlisid. Aga midagi läks selle pakiga seal natukene nihu. Igatahes neid ma ei saanud tookord, aga nüüd mul on siin 1, 2, 3, 4, 5 õli. Issand. Kes see kõik need asjad? Okei, no õli ei lähe ju halvaks, seda ma ikka ju tarbin. 2028. Väga hea. 100% pure avokaado. Emsile emadepäeva kingitus. See pühapäev on ju emadepäev. Tegelikult mul nagu mingit erilist kingituse mõtet ei olegi, sest et ma tellisin emadepäevaks lihtsalt meile söömiseks kringli. Siis ma viin lilled ja see ongi nagu kingitus, aga samas mul on mingisugused näohooldustooted, mida ma saaksin Emsile kinkida. Ta alati väga hindab, kui ma talle mingeid iluasju kingin. Nii et siis kindlasti ma midagi leian, aga ma tean, et ta ka kasutab kas siis oliiviõli. Ma ei teagi, kas ta avokaadoõli on kasutanud, aga ma arvan, et ta sellest ära ütleks, nii et siis ma saan selle talle viia. Väga tore. Sellised pakid ja see tuba on täielik pardak. Nagu me näeme, see on see preemiakast. Sinna peale ma olen juba nagu istutanud mingid asjad. Siis siin on mul need maiproteiini asjad. Just ma ei jõudnud neid ennem ära panna. Nüüd ma avasin need karbid siin ja minus on 0 keharakku, mis tahab tegeleda sellega. Täiesti mingi laiskuse nädal. Sorry, lihtsalt nii mitte motiveeriv. Ma mingi 2 päeva järjest räägin, kuidas ma ei viitsi mitte midagi teha. Tere hommikust! Käes on reede, kell on 8.07. Ja ma panen ennast päevaks valmis ja lähen esimese asjana küüntesse. Ja nüüd on nagu veits raske nende küüntega selles suhtes, et homme on mul Kirstotil üritus. Aga need on ka need samad küüned, millega ma lähen reisile. Ehk siis nagu homse ürituse pärast ma ei taha nagu mingisuguseid haigeid puhkuse küüsi ka teha. Aga samas nagu midagi erilist tahaks. Mingi mõte mul on, eks vaatame, kas saame seda teostada või siis on ka alati variant täiesti tavaline prantslane. Edasi lähen ma siis venna juurde. Vaatame üle, kuidas tal selle vlogiga läinud on ja kas oleks mingeid muudatusi teha. Päeva algus nüüd ei läinud päris nii nagu plaanitud. Ma pidin peale küüsi minema venna juurde, et see monteerimisprogress üle vaadata. Aga siis ma jõudsin sinna ja teda ei olnud kodus. Ma ei olnud nagu täpselt kellaaega rääkinud, aga lõunapaiku pidime ja teda ei olnud. Nii et siis ma tulin koju sama targalt ja ma ei tea, ta siis tuleb millalgi täna läbi vast. Igatahes ma olen nende küüntega nii rahul, nii ägedad. Ja mulle just tuli maiproteiini pakk. Mida ma ei tellinud ise, vaid nad ütlesid, et nad tahavad saata mulle pakki ja küsisid mu riide suurust. Ja siis täna lihtsalt tuli midagi ja nüüd ma avan siis koos teiega. Siin on midagi sellist heleroosat. Sellised väiksed vetuusikesed, väga nunnu. Selline halter neck. Ma ei teagi, sports bra top. Siis selline pisikene sports bra, mis on tagant nagu ainult strapid. MP Women's Shape Seamless Baby Pink ja erinevad asjad siis sellest lainist. Oh my god, kui nunnu jakikene. No nii, vend käis siin. Vaatasime video üle ja 95% tõenäosusega eelmine vlog, mida sa nägid, on mu venna monteeritud. Nii et ma ei hakkagi seda ise kokku panema. Ta sai päris hästi hakkama. Seal oli väiksed paar nipet-näpet asja veel, mis ta peab muutma. Aga need olid tõesti pigem väga väiksed asjad. Ja siis homme
ta toob siis mulle selle lõpliku faili, vaatame veel igaks juhuks üle ja siis ma saan selle juba üles laadida. Nii et juhu, töökoorem väheneb. Ma pakin siin oma kingikotte homseks ürituseks, sellepärast ka rõdul, kuna ma hoiustasin neid asju siin rõdul. Ja teate, ma pean ütlema, et ma olen lihtsalt nii õnnelik, et Rakvere ei saatnud mulle grillliha. Ma just sain selle paki kätte. Ja siin on nii põnevad snäkid. Siin on siis näiteks selline chili pork jerky. Siis classic pork jerky. Mulle nii meeldivad need snäkid. Issand, on excited teriyaki mustiki pork jerky. Ja siis seda on ka siis sellisel kujul. See teriyaki mustika. Snack jerky bar. Nagu oleks ka aeg teha soolasei baare, sellepärast, et ma ütlen teile ausalt, kui minul on kõht tühi ja noh, ütleme, mul on kiire on ju, siis tahab midagi kiiret haarata ja võiks seal ju proteiini olla, on ju, siis minul ei isuta magusate proteiinibaaride järgi. Ma tahaks soolast, ma olen üldse soolase inimene. Ja vaatame korra, mis siin siis toimub ka sees 100 grammist 39 grammi valke. Ma proovin selle ära. Väga maitsev. Ja ei ole nagu üleliia kuiv ka. Et ikkagi nagu mingi mahlasus on siin. Väga hea maitsega. Ma siin teen süüa ja ma sain veits tööasju tehtud ja me lähme Anetega teeme paar kokteelikest ja ma panin selga esimest korda oma selle H&M-ist ostetud bluusi juba mitmeid vlooge tagasi, aga ma ei ole seda vahepeal kandnud. Aga see on nii nunnu topp minu arust, seal on nii toredad need satsikesed ja siis ma panin siia sükse pits braletti alla, sellepärast, et muidu see on ikka nagu veits liiga lahtine. Ja siis need satiin püksikesed. Tere hommikust, käes on laupäev. Ma panin selga selle uue MyProteini bluusi, mis nad mulle saatsid. Väga nunnu. Ja nüüd ma lähen trenni ja siis kui ma koju tulen, siis Joanna peaks siit läbi käima, võtma asjad, viima ärklisse. Ja siuke jälle tuleb täpselt samasugune päev, nagu oli eelmine kord, kui üritus toimus. Mul ei ole midagi muud täna plaanis, peale selle trenni praegu oleks selline mõnus kulgemine, et ei oleks mingit sabinut, närveldamist. Et siis sellepärast on mul jälle ka Joanna abis, kes aitab kõigega. Juhu, 4. selle nädala trenn ongi tehtud. Täna oli see päev, kus nagu ma läksin kohale. Ma mõtlesin, et kui ma midagi teen, siis see on juba hea. Ja siis ma tegin siukse kogu keha jõu trennipäeva. Veits tuharat, veits selga ja feel good. Nii et nüüd ma lähen paarile pakile järgi, mis on tulnud. Võib-olla hüppan poest läbi ja siis ma peangi juba koju minema, sest siis peaks Joanna tulema asjadele järgi. Oh my god, mu radikas lihtsalt paneb hullu. Nagu see siis viliseb, ma arvan, et te kuulete seda. Igatahes, ma olen nüüd kodus tagasi ja tegin ühe munasaia, veel üks lihtsalt muna ja Joanna jõudis ja kapsasalat ka. No nii, ma tulin just pesust, nüüd on aeg teha üks mõnus näohooldusrutiin ja mõtlengi, et kas ma alustan äkki siis sellega. Ma ei ole siin vahepeal seda väga kasutanud, ma olen seda Face Prod kasutanud, aga mõtlesin, et täna nagu tahaks nagu ekstra sükest plampi ja ilusat nahka, nii et ma siis teen kõik endast olenema. Ja mis ma veel mõtlesin enne nahahooldust. Ja ma tahaks proovida siis mingit seda My White Secret toodet. Aga millist? Ma mõtlen, et äkki need ribad. Et proovime ära.
see on crazy, nagu mul ei oleks hambaid. See on nii haige vaata nüüd. Okei, igatahes. Davai. Muide, kellel on huvi nende Northern Beauty device'ide vastu, siis nende kodukal kehtib kood Kaisa, millega saab soodukat. Nii et võid aga sinna piiluda, vaadata, mis sulle huvi pakub. Et seda Face Pro'd ma täiega soovitan, sest et midagi see masin teeb väga õigesti. Ja ma hakkan just seda kasutama. Puhastan kõigepealt näo selle poolega. See nagu aitab kuidagi koorida ka ja hästi nagu pehmeks muudab naha. Ja siis sellega panen seerumit. Reaalselt mu nahk on nagu nii sile. Kui mõnus. Kusjuures rääkides Northern Beauty'st, siis ma käisin täna järgi pakil, mille nad olid saatnud üllatusena. Nii, okei, nad siin saatsid esmaspäevaga seoses selle. Teie jaoks on juba hilja. Aga koodi Kaisa saate ikkagi kasutada. Mis siin siis on? Hairbrush. Roosat värvi, very cute. Siin on makroonid, ristikheina makroonid, siin on natukene, need on natukene siin lagunenud ja ma vaatan ja see on seda puru ja kohe kui ma selle karbi avasin, siis ma tundsin mingit head pehme. No õigu tore, me saame ju Annaga neid süüa. Nipple coverid, kusjuures siukseid minu taolisi ma kasutan kogu aeg. Nagu ma ei tea, ma avastasin mingi 4 aastat tagasi enda jaoks nipple coverid. Ja see on nagu parim asi üldse, sest et mul on nii palju toppe, mis on nagu avatud seljaga ja sinna sellised ei panegi mingit rinoidit ja tegelikult üldse viimasel ajal aina vähem ma viitsin üldse rinoidat kanda ja siis, aga kuna ma ei ole nagu otseselt selle fänn, et mu nibu igal pool nagu välja paistavad, siis ma kasutangi neid nipple coverid kogu aeg, nii et kuluvad ära. Siin on nüüd see nii-öelda õige guasha hari. No vaadake, ma näitasin mingi paar vlogi tagasi, kui tellisin mingi odava. Aga nüüd mul on jällegi olemas see ja ma ei usu, et nagu nendel harjadel väga suurt vahet on, ehk siis võib-olla ma jällegi kinkida kellelegi. Kõva šampoon. No vot selline pakike, väga vahva, tšükke nunnu. No nii. Aga no valgem on küll. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma hakkan serveerimist tegema. Maarit sai peale pikka ootamist oma kanatiivad kätte. Exciting! Kaisa ja Maarit, tervise! Mis see kell on siis? Kell on 2:36. Ma jõudsin just koju ja pisarad on silmas, ma ei tea, kas ma panen selle siia vlogi või mitte.
üritus läks lihtsalt nii hästi. Ausalt öeldes isegi paremini kui esimene üritus, mis ma arvasin, et ei ole isegi võimalik, aga lihtsalt kuna setup oli natuke parem, kuna Ärkel teadis paremini ette valmistada ja meie teadsime, mis võiks natuke teisiti olla. Et siis lihtsalt sai seekord nagu veel paremini ja rahvas oli nii nunnu ja kõik läks nii hästi ja nagu nii plaanipäraselt, et nagu ei oleks saanud mitte midagi paremini olla. Et selles suhtes nagu nii tore. Ja mul nagu ümber nagu nii toredad inimesed. Ja nagu tõesti ma lihtsalt tunnen ka, et ma olen nagu õnnistatud üli toredad sõbrannadega, et kes ei ole kadedad, vaid kes nagu päriselt siiralt südamest jäävad mulle kaasa. Tahavad kõige paremat. Ja siis me istusime, ma ei tea, mitu tundi Ärklis. Jõime seal kokteile ja muljetasime ja siis läksime T3. Ja siis me sõitsime Anetega taksoga kodu poole ja Anette läks esimesel maha ja siis tuli mina ja mind hittis mingi kurbus ja nii totakas. Aga see on see tunne, et nagu nii kahju. Oh my god. Et mul ei ole seda oma inimest, kellega jagada seda rõõmu. Ja see on nii totakas, sest et nagu ma just jagasin oma sõbrannadega seda suurt võitu ja rõõmu, et nagu see sai tehtud, see oli nii edukas. Ja ikkagi mul on õhtu lõpuks nagu see tunne, et nii kahju, et mul ei ole seda oma inimest, kellega seda jagada ja see on nii totakas ja ma tunnen ennast nagu halvasti, et ma nii tunnen. Aga ometi see on seal ja see on see, mis paneb nüüd nutma. Tere hommikust, käes on pühapäev, emadepäev. Tõesti, see eilne oli ka nii tore ja kõik, kes olid jällegi kohale tulnud, olid niivõrd soojad ja toredad ja jällegi palju positiivset tagasisidet ja et meeldib nagu just see, et on siuke interaktiivsem. Seda ma olen nagu väga palju välja lugenud sealt tagasisidest, et sa saad ise ka ikkagi midagi teha, et ei ole ainult nagu selline jutu kuulamine, et ikkagi mänguline ja samas lõbus. Ja ikkagi oli ka eile jälle inimesi, kes olid täiesti üksinda tulnud ja no kõik on öelnud, et nagu ei ole üldse mingit probleemi seal üksinda olla, et esiteks terve aeg on nagu midagi toimub, seal ei ole sul nagu mingit awkward momenti ja teiseks suure tõenäosusega sa mingite naistega ikkagi räägid, sest et kokku on ju tulnud kõik, kes mind kuulavad, vaatavad, et nagu midagi natuke ühist meil kõigil peab olema ja see on nagu selline, pigem need olid ikkagi intiimsed üritused, et seal 50 inimest, et siis see õhkkond on ka selline hästi nagu soe, sõbralik, et ei ole nagu mingi weird vibes. Ma küll kõigile ütlesin, et suvel ma ilmselt midagi ei korralda, et nagu pigem sügisel. Aga siis meil Joannaga seal tuli veel mingisugune mõte, et võib-olla midagi suvist kuskil õues. Oleks tegelikult hästi vahva, aga võt, siis muidugi Anette tõi meid maa peale ka kohe, et Eesti ilma ju kunagi ei tea ette, et selles suhtes on nagu riskantne kuskil välikohas teha, et paned kuupäeva paika ja pärast on mingi lausvihm hoopis on ju. Aga nüüd ongi meil siin emadepäev käes, mina panen ennast kiiresti valmis. Siis ma lähen ostan Viru tänavalt lillekimbu, siis kui ma juba seal olen, siis ma tahaks tegelikult võtta endale ühe matša Pobakojast ja siis ma lähen Kringlile järgi, mis ma Kringlist tellisin. Ja siis ma juba lähengi perega emadepäeva tähistama. Pobakotta ma ikkagi ei jõudnud, aga ma sain oma lillad. Nüüd ma olen kohe Kringlis. No nii, ma olen kodus tagasi. Väga mõnus perekondlik emadepäeva tähistamine oli meil, sõime pitsat. Ma jaksasin ainult pool ära süüa ja siis ma just mingi okei, Kringlit on ka veel. Ja siis
jutustasime, sõimegi kringlit ja siuke mõnus chill. Ja no ma tulingi koju ja ma ütlen teile ausalt, et ma olen täiesti kutu. Ma olen nagu täiesti kutu. Ma vahepeal vaatasin, ma hommikul ei jõudnud nagu vaadata oma seda uneskoori, sõrmuse uneskoori. See oli jälle 35. Nagu see on katastroofiline. See on reaalselt katastroofiline. Aga mul on vaja jah, täna veel siis podcast kokku panna, aga no ma veits nagu, ma ei tea, teen mingi uinaku või chillin veits niisama, sest ma olen tõesti nagu nii väsinud. Et see eilne ka nagu võttis must nii palju energiat ja siis veel see, et me läksime peole ja. Nii et jah, ma siinkohal tõmban otsad kokku. Suur aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et sulle meeldis see vlog ja näeme juba järgmisel nädalal. Tšau!